Tere, mina olen Pärtel Poopu, psühholoog ja vaimse tervise koolitaja. Palju on räägitud üksildusest ja üksindusest ja mis vahe nende kahe vahel on. Üksindus on siis see, kui inimene valib üksi olla. Tal on oma ruum, kus ta tunneb ennast üksinda turvalisena ja hästi ja tal ei olegi võib-olla vaja inimesi enda ümber, et ennast hästi tunda. Ta naudib üksinda olemist ja olles ka samas teistega ühenduses. Üksildus on aga niisugune tunne, mis närib hinge, et ei ole piisavalt inimesi enda ümber, kellega omatakse tähendusrikkaid suhteid. Vähem võib-olla räägitakse sellest, et üksildust võib tinglikult jagada kolmeks. Esiteks siis intiimsuse üksildus, mis tähendab siis seda, et meil ei pruugi olla selliseid inimesi, kes on meid nõus tingimustel aktsepteerima, kellega me tunneme ennast turvaliselt, kellega me saame alati rääkida ja kes meid tõsiselt mõistavad. Teiseks on olemas sotsiaalne üksildus, mis tähendab, et meil ei ole piisavalt palju sõpru enda ümber, meie sotsiaalvõrgustik ei ole meie jaoks nii-öelda piisav ja ka tuttavad inimesed lähevad sinna alla. Ja kolmandaks me võime rääkida kollektiivsest üksildusest. See tähendab siis seda, et me tunneme, et me ei kuulu piisavalt mingisse gruppi, millega me jagame ühiseid huvisid. Et selleks võib olla näiteks mingisugune heategevuslik organisatsioon või näiteks tudengiorganisatsioon, kui tegemist on tudengiga, või huvigrupp või näiteks isegi poliitiline erakond. Koroonaviiruse pandeemia sundis paljusid inimesi meid töötama kodukontorist. See tähendab, et me pidime teistest olema füüsiliselt rohkem eraldatud, tegema suurema arvu töötunde arvuti tagant ja kahtlemata on sellel olnud mõju ka nendele kolmele tüübile üksildusele, mida ma ennist kirjeldasin. No ja ka siia juurde see, et me võtame ka võib-olla liiga vähe pause ja olemegi niisuguses sundasendis arvuti ees. Ja mis võib teid mõtlema panna, on see, et mõned inimesed lausa veedavad arvuti ees rohkem töötunde, kui nad veedavad öösel magades. Enesemääratluse teooria järgi on inimesel 3 psühholoogilist vajadust, mille täitumisel siis tunneb inimene ennast hästi ja motiveeritult. Nad on nagu 3 sellist niisugust tassi, mille täidetuse eest peab hoolitsema. Esimeseks nendest on siis autonoomsus. Me kõik tahame, et me saaksime ise valida oma elus endale eesmärgid, et me saaks valida viisid, kuidas eesmärgide poole liikuda elus, et meil oleks vaba teotahe. Teiseks on kompetentsus. Ehk siis me tahame tunda, et see, mida me teeme, omab mingit väärtust. Me tahame tunda hästi ennast tegemas neid asju, mida me teeme. Ja kolmandaks, mis on võib-olla praeguse selle ettekande kontekstis kõige olulisem, on seotus. Meil kõigil on psühholoogiline vajadus olla teiste inimestega seotud, kuuluda kuskile. Me kõik tahame, et inimesed meid aktsepteeriksid, mõistaksid, võtaksid kuulda, sotsialiseeruks meiega ja veedaks meiega meeldivat aega,
olgu see siis läbi virtuaalse pinna või päriselus kokku saades. Ja samas tahame me ka, et teised inimesed tahaksid meiega suhelda. Seotus on üks inimesi niisuguseid psühholoogilisi baasvajadusi. Kui meil need 3 psühholoogilist põhivajadust ei ole täidetud, siis me hakkame otsima nende täitumise võimalusi muudest kanalitest. Seotuse kontekstist näiteks me võimegi liikuda rohkem digimaailma ja rohkem näiteks viibida aega erinevates sotsiaalmeediakanalites, Instagramis, Facebookis ja teistes kanalites. Osaliselt tõepoolest võib see suurendada niisugust kuuluvustunnet teiste inimestega. Samamoodi ka Messengeri kasutamine, kui lihtsalt teistega suhelda. Et seal on omad plussküljed. Aga samas on seal ka nagu negatiivsed küljed selles suhtes, et me ei pruugi alati oma seotuse vajadust saada rahuldatud, vaid hoopis see info, mis meil sotsiaalmeediast tuleneb või tuleb, võib meil siis tekitada hoopis lisastressi ja mõnikord hoopis mõjuda ka vastupidiselt ja suurendada meie üksildustunnet. Samas koroonakriisi pandeemia jooksul on digitaalsed lahendused kindlasti inimestel aidanud paremini toime tulla ja suurendanud seotust. Koroonakriisi mõjul on näiteks suurenenud inimeste stressitase, ärevus, unetuse probleemid. Selle jaoks on töötatud välja erinevad äpid, mis olid ka varem olemas, aga mille kasutus on võib-olla suurenenud koroonakriisi ajal ja mis aitavad inimestel kasutada erinevaid lõdvestustehnikaid. Näiteks visualiseerimisharjutusi või mingisuguseid lihaslõdvestust näiteks. Ja samuti on olemas nutikellad, mis annavad teada, kui meie südamelöögi sagedus läheb liiga kiireks ja siis ütlevad meile, et hinga natuke rahulikumalt. Samuti võimaldab tehnoloogia suurendada meie seotust teiste inimestega. Siis, kui me näiteks mängime teiste inimestega erinevaid mänge läbi digivahendite. Näiteks mina enda lähedase inimese sünnipäeval mängisin Aliast niimoodi, et meil olid videokonverentsi kaudu meil olid pildid ja siis meil oli telefonist oli veel niisugune mängulaud, kus me saime joonistada sinna midagi peale ja siis teised arvasid, et mis siin oli joonistatud. Et kindlasti see ühendab. Ja kolmandaks, mida võib-olla niisuguse tehnoloogia positiivse poole pealt välja tuua, kusjuures, et niisuguses teadusmaailmas nimetatakse positiivseks tehnoloogiaks seda, neid vahendeid, mis suurendavad inimese heaolu ja aitavad seda kasvatada läbi digivahendite kasutamise, on see, et on loodud ka reaalsuse niisugused lahendused, kus näiteks konverentsidel kasutatakse virtuaalreaalsuse brille ja läbi nende siis on niisugused avatarid inimesed, ja kui need inimesed suhtlevad läbi nende avataride, siis on leitud, et ka see võib olla parem lahendus, kui lihtsalt näiteks olla tavalise ekraani taga ja näha 2D teise inimese kujutisi. Aga samas on tehnoloogial ka negatiivseid mõjusid. Üheks on näiteks üks ingliskeelse akronüümiga tähistatud FOMO, mis tähendab siis fear of missing out või eesti keeles hirm, et jääd mingist niisugusest heast sündmusest ilma, mida teine inimene kogeb. Et siis inimene võibki tunda, et teise inimese elu
kui ta vaatab näiteks sotsiaalmeedias teise inimese pilte, et ta elab palju rahuldust pakkuvat elu, palju põnevat elu ja tal läheb palju paremini. Ja noh, see võib olla ka tegelikult niisugune võimendatud selles suhtes, et tihtipeale me sotsiaalmeediasse paneme pilte, mis on näiteks kõige paremad elusündmused ja see võib niisuguse illusiooni tekitada, et teistel lähebki palju paremini ja jäädki ise paljust ilma. Ja noh, muidugi ka kõik need niisugused sotsiaalmeediakanalid on üles ehitatud niimoodi, et me seal võimalikult palju viibiks. Ehk siis nad annavad meile pidevalt niisugust positiivset sarrustust, positiivset tagasisidet, et me saame niisuguse nii-öelda dopamiini annuse, et jah, et siin on väga mõnus viibida ja siis me võimegi jääda sinna liiga kauaks viibima. Ja noh, milleni see siis viia võib, on digiväsimus. Digiväsimus on siis füüsiline ja vaimne kurnatus, mis on tekitatud liigselt nutiseadmete kasutamise tagajärjel. Ehk siis liigselt nutiseadmetega seotud olemise tagajärjel. Seal on erinevad sümptomid. Noh, näiteks füüsilise poole pealt me võimegi tunda, et meil silmad on väsinud või kuivad. Meie pea võib valutada näiteks, mingid lihaspinged võivad tekkida või niisugune üldine uimasus näiteks. Ja noh, emotsionaalsete poole pealt see võib tekitada meil stressi, ärevust, frustratsiooni ja ka niisugust tüdimust pidevalt nutiseadmetes viibimisest. Kitsamas kontekstis räägitakse digiväsimusest kui Zoomi väsimusest. Et noh, see väljend on läinud kõnekeelde, aga tegelikult kujutab see endast siis videokonverentsi keskkonnas viibimise tagajärjel tekkinud kurnatust. Ehk siis uuringute järgi näiteks, kui üks Microsofti uuring, mis tehti koroonaviiruse pandeemia esimese laine jooksul, näitas, et inimeste töönädal suurenes 4 tunni võrra, kui nad suunati kodukontorisse. Ja suure osa sellest 4 tunnist suureneski just videokonverentside arvelt. Ehk siis, kui me töötame nii-öelda, teeme kaugtööd, teeme kodukontorist tööd, siis osalt tõepoolest, et seal on ka ju positiivsed mõjud ka, et meil on rohkem autonoomsust ja meil saame võib-olla paindlikumalt oma tööaega planeerida, aga samas me saame vähem tagasisidet ja tihtipeale on nii, et me ei saa kolleegidega vahetult suhelda, kui me oleme ühes niisuguses ühel kontoripinnal on, et siis kolleegid ikka vahepeal satud kokku ja saad kiireid asju arutada, aga selle asemel tuleb siis pidada niisuguseid videokonverentse, mida võib nagu terve päev täis olla. Ja miks tekib see Zoomi väsimus või videokonverentside väsimus? Et seal on palju põhjuseid. Ja ka laiemalt digiväsimuse kohta käib see, et me oleme üle stimuleeritud sellest keskkonnast. Et näiteks kui keegi teeb Zoomis oma ettekannet, et siis esiteks meil on slaidid seal, siis meil on seal mingisugune 5 nägu kõrval on ja siis meil on meil enda nägu ja siis me peame seda kõike jälgima ja teiste näoilmete ja niisuguse verbaalsete ja mitteverbaalsete märguannete lugemine ja selle kogu krempli kokkupanemine, et see on meie ajule väga väsitav. Ja ka nagu enda pildi nägemine videoekraanilt võib meid muuta liiga eneseteadlikuks ja tekitada ebamugavust ja siis me võimegi enda pilti jälgima jääda ja mitte nii palju seda ettekannet, mida tegelikult peaks jälgima.
aga neid põhjuseid on selles suhtes veelgi, et on näiteks rööprähklemine ka, on ju, et me võime küll mingisugust Zoomi koosoleku ettekannet kuulda, aga samal ajal me võime vastata mingisugusele töömeilile või kuskile kellegagi veel chatida, on ju, neti teel. Et neid stiimuleid vältida on ka väga keeruline tihtipeale. Ja sinna lisandub ka see, et tihtipeale ka heli ja pilt ei ole nagu sünkroonis ja selle arvelt peab ka meie aju lisatööd tegema, et seda nii-öelda tagasi enda peas sünkrooni viia. Ja näiteks üks uuring on leidnud, et kui viivitus omavahele suhtluse vahel helis on 1,2 sekundit, siis me subjektiivselt tajume teisel pool olevat inimest ebausaldusväärsemana, kuigi nagu objektiivset põhjust sellel ei ole. Aga nagu mida siis ette võtta selle digiväsimusega? Nii kitsamas kui laiemas pildis. Selles suhtes laiemas pildis, et mitte läbi põleda lõppkokkuvõttes, et digiväsimus, emotsionaalne ja füüsiline kurnatus, aga see võib ka viia täiesti selleni, et lõpuks ongi keha ja vaim täiesti kurnatud ja ongi täiesti suva nendest koosolekustest ja teistega suhtlemisest ja ka niisugune enda tööst või sellega, millega tegeletakse ka niisuguse enda kompetentsuse taju võib langeda. Et seda ei tekiks, siis tuleks kuidagi leida viise. Üheks võimaluseks on näiteks seada mingid konkreetsed piirid, millal siis olla arvutis ja millal mitte olla arvutis. Et seda võib näiteks saavutada töö ja eraelu tasakaaluga. Leppida kokku, et pärast mingit kellaaega sa ei ole enam saadaval oma tööandjale ega teistele kolleegidele, sa ei vaata neid töömeile enam, sa ei vasta oma klientidele, et see tööaeg on nagu läbi ja järgmine hommik on aeg tegeleda nende tööasjadega. See on üks võimalus. Teine võimalus on see, et kui tegelikult üks suur põhjus, miks digiväsimus tekib, on see, et me oleme nii palju selles virtuaalses keskkonnas ja tihtipeale ka kuni hiliste öötundideni, siis tuleks ka vältida seda, et see viimane osa sellest päevast ei oleks seal näiteks mingisugune tund aega või pool tundi enne magamaminekut. Jätaksime nutiseadmed kõrvale ja loeksime näiteks raamatut või teeks mõne lõõgastusharjutuse, näiteks progressiivne lihaslõdvestus, kus pingutatakse mingit lihasgruppi, hingatakse sügavalt sisse, hoitakse seda hingetõmmet ja siis hingatakse rahulikult välja. Ja nii näiteks terve keha tehakse läbi. Et see võib aidata lõdvestuda ja magama jääda paremini. Ja näiteks ka mitte kasutada enda telefoni äratuskellana. See tähendab seda, et siis ei oleks telefon viimane asi päeval, mida te vaatate ja ka mitte esimene asi, mida te päeval üles tõustes vaatate. Ja see takistaks siis nende meilide ja sõnumite kohest vaatamist ja lugemist, mis ette tulevad. Võimalik on ka teha niisuguseid digitaal-detox päeve, ehk siis leppida kokku, et näiteks pühapäeval mitte üldse ei olegi digiseadmetes. Lähedki sõpradega aega veetma või loed raamatut või veedad perega aega ja käid jalutamas, kuulad muusikat. Aga ei ole otseselt virtuaalseadmetes. Aga neid võimalusi on muidugi veel, et näiteks kui on, rääkides konkreetselt Zoomi väsimusest või videokoosolekute väsimusest, et siis mõistlik on
planeerida pause nende koosolekute vahele, kus tehagi mõned venitusharjutused, on ju. Et oleks endal ka keha nagu ei läheks niimoodi rigiidseks. Või siis tehagi nende pauside vahele niisugused mõningased need lõdvestustehnikad, millest ma juba rääkisin, on ju. No üks, mida ka näiteks saab teha, on niisugune visualiseerimisharjutus, kus mõtled ennast turvakohta, ehk siis niisugusesse kohta, kus sa tunned ennast väga hästi, et see võib mingi reaalne koht olla, või siis mingi koht, mida sa tahad külastada, näiteks mõni mäetipp, mis vallutamata veel on, või mõni rabarada näiteks. Või siis näiteks leppidagi kokku teise osapoolega, et läheks hoopis, teeks jalutuskoosoleku, selle asemel, et teha see koosolek videopildis. Ja nii oleks ka see nagu füüsiliselt tervislik. Aga nagu mõeldes videokoosolekute peale, et siis või üldse nagu teistega suhtlemise peale, et siis alati tasub mõelda sellest kui sellisest aktiivsuse skaalast, et kui palju ja kui aktiivselt sa tahad teise inimesega suhelda. Ja seal skaalal on siis nagu kaks otsa. Et üks ots on see, et sa saad teisele inimesele meili. Ja teine ots on see, et sa saad temaga füüsiliselt kokku ja te räägite. Ja siis siin vahepeal on erineva astmega ja seotusastmega siis tegevused, näiteks nagu chatis rääkimine, on ilma pildita rääkimine, videokoosoleku pidamine. Muidugi võiks mõelda, et jah, et muidugi alati on ju kõige parem, kui ikkagi rääkida otse näost näkku inimesega, aga samas näiteks töökeskkonnas on leitud ühe uuringu järgi, et tiimid, kes üksteist nii hästi ei tea, et siis see videokoosoleku keskkond võib neile palju, kus on pilt, võib palju ebamugavalt mõjuda, näiteks kui see, kui kõigil ongi kaamerad välja lülitatud või tehakse lihtsalt heliga koosolek näiteks. Või räägitakse varasemalt chatis või meilitsi. Ja see on ka üks soovitus, et kindlasti, et mida saab ka tööandja teha muidugi natukene, et pidada videokoosolekuid mõnikord niimoodi, et ongi varasemalt kokku lepitud, et see koosolek on ilma pildita, et on ainult heli. Et selle sama uuringu järgi on see, et kui inimesed juba üksteist rohkem teadsid, on, et siis ka see võib nagu hästi mõjuda, kui vahepeal ilma pildita koosolekuid teha. Mis veel? Kindlasti tasub ka teha igasugu, une kvaliteedist võiks ka veel rohkem tegelikult hoolitseda nagu selles suhtes, et mitte ainult nutiseadmeid vältida, vaid ka näiteks see, et vältida kofeiinseid jooke 4-6 tundi enne magaminekut. Või kui und ei tule, siis 20 minutit pärast seda, kui und ei tule, et siis teha mõni lõõgastusharjutus näiteks või näiteks ka oma tuba õhutada, et oleks niisugune madalam temperatuur, et ka madalam temperatuur aitab paremini magama jääda, sest digiväsimus on unega ikka väga oluliselt seotud. Aga lõpetuseks ma tahaks rääkida ka sotsiaalsest toest. Ehk siis kuidas me saaksime olla teiste inimestega seotud, et seda on nagu 4 sorti sotsiaalset tuge. Üks on see, et me küsime teiselt inimeselt informatsiooni. Näiteks, kui hästi teine inimene saab digiväsimusega hakkama. Me võime küsida, et mis strateegiat tema kasutab, et kas ta teeb mingeid lühikeseid venitusharjutusi koosolekute vahele, kas ta teeb mingeid hingamisharjutusi, kas ta lülitab oma kaamera välja mõnikord ja saada informatsiooni. Teine võimalus on see, et me võime saada ka praktilist abi. Näiteks, kui meie internetiühendus on aeglane
et siis me võime sõbra kutsuda, et aita palun ruuter mul seadistada, et siis mul on hea internetiühendus ja siis ei teki mingisugust ajalist viivitust ja mu aju ei väsi ära. Kolmandaks on niisugune sotsiaalne või mitte sotsiaalne, vaid niisugune emotsionaalne tugi. Ehk siis kui tõesti see digikeskkond meil tekitab niisugust füüsilist ja emotsionaalset väsimust, siis me saame mõelda selle peale, et kes meile saaks emotsionaalselt nagu toeks olla, kellele me saaksime seda oma mure ära rääkida, nii et ta tõeliselt kuulaks ja võib-olla aitaks ka mingeid lahendusi leida, aga kes tõesti mõistaks meie muret. Ja neljandaks on siis tagasiside, et me saame küsida tagasisidet teistelt inimestelt, et näiteks kui tekib idee, et töökeskkonnas tõepoolest nüüd lülitame kõik kaamerad välja ja teeme järgmise koosoleku niimoodi. Lepid kokku teistega ja siis küsid pärast tagasisidet, et kuidas see koosolek oli, kui kõigil olid kaamerad välja lülitatud, et kas see toimis nii hästi kui varem. Et kui me oleme nagu üksildased, siis tasub võib-olla selles 4 raamistikus mõelda või 4 viisil, kuidas seda siis inimestega seotust suurendada ja millist tuge, millised sotsiaalset tuge nad võivad pakkuda, et kas on vaja informatsiooni, praktilist abi, niisugust emotsionaalset abi või hoopis tagasisidet. Ja tagasisidet võivad pakkuda muidugi ka, mitte tagasisidet, vaid tuge võivad pakkuda ka koerad näiteks, et on leitud, et loomadest on koerad kõige paremad sotsiaalse toe allikad. Ja ma arvan, et selle mõttega ma teid jätangi ja soovin teile ilusat kesksügist ja vaimse tervise messi jätku.